Nii, aga lähme siis tänase esitluse juurde ja selle me tegime ära. Plaan on ka, see on teile laiali saatud, seda te teate, et eesmärk on siis ühelt poolt siis natuke rääkida, mis see AI assistent õppetöös, õppejõu seisukohalt ja tudengi seisukohalt on, vähemalt selles vaates, kuidas mina seda käsitlen. Ja natuke siis kogemuslugu, et esimese proovi tegime ära eelmine aasta tagasi juba. Kevadel ühes aines väiksemalt ja nüüd siis sisuliselt tegime siis teist korda ka, rakendasime sama lahendust nagu täpselt nagu eelmine aasta, eks. Midagi erilist juurde ei teinud, aga selle põhjal on ka põhjalikum analüüs, ma pärast ka näitan, kus te saate seda tulemusi vaadata. Ja ma näitan siis, kuidas meie seda tegime. Siis ma kiirelt annan väikselt ülevaate ka, et mõned on siin uued, kuigi võib-olla teate, aga võib-olla natuke teise nurgalt, et kus me siis praegu tegelikult oleme. Et palju räägitakse tehisintellektist igal pool, iga päev kuuleb igas telesaates või loete lehest, aga nii nagu te teate tõenäoliselt, et tehisintellekt on veel ammu sisuliselt juba 50-ndatest oli olemas. Ja see, millest me praegu nüüd räägime, on siis suured keelemudelid, mis on tegelikult üks suhteliselt väike alamosa tehisintellektist. Kõik räägivad üldiselt tehisintellekt, AI, see on see kogu see suur valdkond. Seal all on väga palju erinevaid meetodeid. Enamus on küll siis tehisnärvi võrkude põhised meetodid, on ka generatiivsed algoritmid ja igasugused muud meetodid, hägusõppe ja kõik muud. Siis on meil masinaõppe seal alamulk ja siis on veel süvaõppe. Ja süvaõppe samamoodi siis jaguneb erinevat loogikat järgi, et kuidas siis õppimine ja treenimine toimub. Ja eraldi siis veel selle sama süvaõppe all on siis generatiivsed tehisintellekti meetodid. See on siis see valdkond, millest me täna räägime. Ja seal omakorda siis on meetodid, mis põhinevad siis suurtel keelemudelitel, ehk siis need samad juturobotid sisuliselt, mis me nüüd kõige laiemalt on levinud. Ja selles mõttes need üldiselt erinevad tehisintellekti meetodid või masinaõppe meetodid, eriti inseneerias on rakendatud siis väga erinevate probleemide lahendamiseks. Küll aga võib-olla see suurem erinevus, mis välja võiks tuua, on see, et kui tüüpiliselt siis ka närvivõrkude baasil olevad masinaõppe meetodid tegelevad siis ennustamise, siis sellise mustrite leidmisega, klassifitseerimisega ja näide on see ilmaennustus või siis autonoomsete sõidukite puhul saada aru pildi pealt, kas on inimene, auto, koer või kass, siis generatiivne tehisintellekt on see, mis genereerib mingisuguse uue väljundi. Ta on treenitud küll olemasoleva infobaasil, aga tegelikult genereerib mingi uue tulemuse, uue sisu. Mis see uudsuse protsent seal on, see on omaette teema, aga see on nagu peamine erinevus. Ja täna on siin mõned olulised terminid võib-olla siin veel, et meil on siis see generatiivne tehisintellekt, mis on siis see kõige põhilisem või klassikalisem asi, millest räägime. Aga nende põhjal on teine termin, mis meil siin kindlasti on kasutusel, on siis AI agent. Ja agent on siis juba konkreetse ülesande jaoks kokku pandud kas siis erinevatest funktsionaalsetest tükkidest, generatiivse tehisintellekti tükkidest või ta siis on treenitud ühe konkreetsema ülesande jaoks. Ja see ongi siis see tegelikult, mida me siis nagu ehitame ka AI assistendina, ehk siis me ehitame AI agendi, mis siis ongi siis assistent. Ma mäletan, et kui ma tegin selle ainekava siin kevadel, siis mul tuli tagasiside, et kas ma midagi sassi jäänud, et vahepeal räägin AI assistendist, räägin vahepeal AI agendist. See tegelikult ei ole sassi jäänud, et nii ongi. Ja siis edasi tuleb siis agentne AI, millest te olete ka vist kuulnud. Et see on siis võimeline juba autonoomselt kasutada erinevaid agente algusest lõpuni täitma ära ülesande, kus siis inimesed üldse vahel ei ole. See meil täna nii väga teema ei ole, et me ei taha nagu õppejõudu kuskilt ahelast välja lükata, nii et seda praegu vaata. Ja teine hästi oluline termin, mis meil on ka siin just selle assistendi mõttes kasutusel, on siis RAG.
head eestikeelset tõlget ma ei leidnudki, see on suhteliselt, kuna ta on uus valdkond, siis väga ei ole, nii et kõige lihtsam ongi kasutada lühendit, siis näiteks RAG-tüüpi AI agent või funktsioon, aga sisuliselt on siis päringupõhine genereerimine või siis sisupõhine genereerimine. See tähendab seda, et see agent, mis me kokku paneme, ei mõtle ise nii nagu klassikaline chat-GPT kuskil kirjutate sisse, te saate kuskilt maailma avarustest mingi vastuse, üks saab ühe vastuse, samal küsimusel teine saab teise vastuse, seal on väga palju parameetreid, mis seda mõjutavad, millised mudelid kasutate, vaid pigem on siis selline, mis keskendub ette antud treeningandmetele ja need treeningandmed on siis niisugune väiksem meie enda defineeritud materjal, mitte kogu suur internet. Aga see kombineerib loomulikult kokku, et see ei tähenda seda, et ta ei oska mitte midagi muud vastata, aga see on nagu väga oluline termin siin. Ja hariduse poole pealt siis neid on juba rakendatud, erinevad peamiselt siis testimiseks, ütleme, et ma ei tea, aga tõenäoliselt kuskil juba on, võib-olla ka ülikooli üleselt, aga tõenäoliselt pigem vähe. Ja meie Tehnikaülikool on siis ka üks, kes üritab praegu lahendusi välja pakkuda keskselt. Samm üks ongi sama, mis siis, ma saan aru, täna on kättesaadav, et kõigil on tasuline versioon, mis võimaldab ju teatud lihtsamaid agente võib-olla teha. Aga peamiselt siis õppimise tugi, kuidas neid paremini kaasata tudengeid. Tüüpil on just see, et tudengid võivad julge küsida, eriti lihtsaid küsimusi, kardavad, et paistavad rumalana õppejõul, et siis sellisest assistendi käest ei ole nagu probleemi, et küsida ka selliseid rumalaid küsimusi oma arvust. Õppejõu töökoormuse pool pealt see on kindlasti üks oluline asi, et õppejõud tihti kurdavad, et kõik materjalid olemas, tudeng küsivad kogu ühte sama asja. Ja just eile käis üks õppejõud pool tundi kurtis seda, et kõik on olemas ja nad küsivad kogu aeg sama asja. Kõige lihtsamad korraliselt küsimust, et see on minu arust üks kõige olulisem asi, vähemalt praktilise poole pealt, kus assistent võiks aidata. Kuigi isegi seal, kui see sama aine, kus meil see assistent on rakendatud, siis nad ikka küsivad seal, kuigi küsida seda agendi käest. Aga see on võib-olla see kommunikatsiooni küsimus. Kvaliteet, et seesama see RAG ongi nüüd siin, et me ankurdame selle assistendi meie oma kursuse külge. Niimoodi, et ta ei haju sealt kuskil muude teemadel ära või ei hakka hoopis seletama mingisugust pseudoteadust võib-olla sinna või mis iganes ta võib kuskilt välja, ütleme, küsimustega saab seda suunata. Ausus, usaldus, et kui tudengid ka teavad, et kuidas nagu see on üles ehitatud, siis tekib usaldus. Ja loomulikult me ei taha, nagu ma ütlesin, et see assistent õppejõud asendaks, vaid ta aitaks, ehk ta oleks assistent. Praegu me kaasame erinevatest meetmetest, näiteks nagu Inseneriakadeemia või on IT-akadeemia tudengeid õppeassistendiks, siis tegelikult teatud osad oleks täitsa loomulik, kui meil oleks ka tehisintellekti assistent, mis käitub ja pakub siis selliseid funktsioone nii, nagu me täpselt ütleme talle või kuidas me teda treenime. Ja põhiline asi ongi see, et on seotud konkreetse õppeaine materjalidega, kindlad kasutusreeglid ja ta siis on integreeritud ka mugavalt olemasolevasse õpikeskkonda, et keegi tahele kuskile teist või kolmandat või neljandat keskkonda endale võtta, kus on uued paroolid ja muud asjad. Ja meie puhul tähendab siis puhtalt see Moodle'it, kuna Moodle on meil ametlik õpikeskkond, siis me tahaks, et ta istuks seal samas keskkonnas, kus on muud materjalid ja muu tegevus toimub. Nii et see on siis selline kiire ülevaade tehisintellekti maailma. Jah, küsimus. Mul tekkis üks küsimus, et enda kogemusest, et kui ma need materjalid olen sinna pannud, need on üldiselt mingis keeles, eks ole, eesti või inglise tavaliselt, siis kas ta nagu selles mõttes tõlgib ka, et näiteks kui tudengil on nagu keeleprobleem, et näiteks vene kodukeelega, et kuidas, kas keegi on rakendanud või kas keegi on näinud, et sellest oleks abiga näiteks vene kodukeele? Jaa, see on üks väga hea rakendus, et ma seda kohe näitan, seda tehnilist poolt ka, aga mul oli just 2 nädalat tagasi oli Pärnus ettevõtjatel tehisintellekti koolitus, kuidas seda rakendada elektroonikatööstuses. Seal on põhiprobleem see, et on ukrainlased, on eestlased ja on veel mingid kolmandad rahvused ja kõik nii-öelda juhendmaterjali, kõik muud on keeleprobleem. Ja see on väga hea rakendus just tehisintellekti lahenduste, kus on spetsiifiliselt treenitud
oma rakendust, nii nagu me teeme siin AI assistenti ja agenti oma õppeassistendiks, nii saavad nemad teha endale agendi siis oma töötajate tugiisikuks. Ja seal on just väga lihtne, et tegime just näidet, et ka selle sama vestlusega, et räägi mulle kohe see jutt, mitte tekstina, vaid kõnena selles keeles, nüüd korda see sama asi, hiina keeles nüüd korda sama asi, mingi muus keeles ja see toimib nagu hästi. Et ma ei tea ausalt öeldes, kas sellele on juurde pääsnud selle pikemale kõnele ka, reaalaja kõnele selle ChatGPT, sest tasulisel versioonil see on. Et seda tasuks kindlasti proovida kohe keelte mõttes ka, see on väga põnev. Ma ei tea, Janik, sa oskad öelda? Ma kõne osas ei oska öelda, aga mina olen rahvusvahelistest kursustest andnud kohe instruktsiooni, et jätka tudengiga vestlust selles keeles, millest ta küsib. Ja mis keeles mu materjali toob andnud ei ole vahet, et põhimõtteliselt see on juba instruktsioon sees, et ta saab aru, et kui taga suhetakse teises keeles või vastupidi, kui on ikka eestikeelne kursus, siis ütled, et hoia vestlus eesti keeles. Täpselt nii, et sinna ma praegu selle instruktsioonide juures kohe jõuangi, aga põhimõtteliselt jah, kui te tahate ka niimoodi kiirelt reaalselt teha, siis seda tasub katsetada. Nii, aga siis tehniline lahendus, kuidas siis seda teha? Meetodid on erinevaid, võimalusi on erinevaid ja see, kuidas meie tegime, on üks mitmest võimalusest ja see, kuidas me tegime, oli mõnes mõttes, tundub ka siiamaani kõige lihtsam. Aga mitte kõige parem kindlasti. Aga ma lihtsalt tõin välja see 6 erinevat võimalust, kuidas võiks põhimõtteliselt teha. Ja võib-olla mis teile kõige parem sobiks nüüd, alates tänasest, olekski sama see esimene. Ehk teete siis oma kasutajapõhise GPT, mis, ma ei tea, kas tasuta versioonis on ka võib-olla ei ole, jah? Tasuta versioonis saab teise tehtud kasutada vist kuni 10 päringut päevas. Jah, kuna ma ise olen mitu aastat nagu algusest peale enam tasulis kasutanud, siis ma väga nagu ei tea, mis tasuta variandis on. Kui jagada jah, tudengitele suuremale grupile, mina olen 50 osalejale jaganud ja nad on saanud seda sama GPT-5 kasutada circa pool tundi järjest, siis nad hakkab välja lülitama. Aga väga aeglaseks läheb, kui nad kõik korraga peale läheb. Jah, et ütleme, et kindlasti kõik ma kohe näitan ka, et siin ei ole nagu nüüd, et vot see on nüüd õige hea ja kasutage seda, aga siin on lihtsalt nüüd teil avanevad uued võimalused, mida saate proovida. Kuna te kõik enamus siin vähemalt märkisite, et te olete kohe valmis ise proovima ilma igasugust toeta, siis see esimene ongi just selline, et teete oma kasutaja GPT, panete sinna materjalid, instruktsioonid ja vist väga palju muud seal nagu teha ei saa. Aga asi seegi. Siis teine on kasutada API-t, see sama OpenAI, mis on ChatGPT omanik firma või ettevõte, on olemas ka API ja läbi siis samade RAG-agentide ehitada siis oma teenus, mida saab ka siis integreerida Moodle'i või mingi muu asjaga. See tähendab muidugi jälle arendust ja see ei ole siis võib-olla selline tavaõppejõule lahendus, see on pigem siis võib-olla ülikooli mõttes või siis teaduskonna laiuselt või instituuti võib-olla väiksemaks. Ja sarnaselt võib siis teha ka Microsoft ja Azure ja Copilot stuudio peale. Seda me nüüd see sügis üritasime teha, aga seal Tehnikaülikool on Microsofti suur klient, meil on Azure'i server täitsa olemas, seal on ka Copilot stuudio. Aga koostöös seal IT-osakonnaga, ütleme seal nüansse on nii palju, et see väga valulik see protsess, et tahtsin just tõsta enda lahenduse üle Azure'i ja Copiloti peale, lõpuks ei ole vahet, see mudel on väga sama, aga ei ole lihtne, kuna need süsteemid on väga keerulised ja isegi IT-osakonnaga. Kuna see semester läks juba sinnamaani, siis me praegu lõpuni jõudnud, ühesõnaga me andsime alla praegu, et pole nagu mõtet siin novembri lõpus uut süsteemi tudengitele ette anda. Ja muidugi kasutajaliidest tuleb ka ehitada. Siis kolmanda osapoole tarkvara teenused, ütleme, neid nimetaks ingliskeeles ka wrapperid või sellised vahevarad, on päris hea lahendus. Viies on see isemajutamine, millest me ka rääkisime siin AI initsiatiivgrupis, et tegelikult me võiks Tehnikaülikoolis panna oma mudeli tööle, sest on ju vabavaralised mudelid olemas ja teha siis kas siis võtta siis õppejõu liideseks, tudengi liideseks mingi olemasolev või teha ka ise. Ja 6. variant, mis meil käis ka läbi, on kasutada Moodle'i AI raamistikku, et alates Moodle'i 4. versioonist mingist on AI raamistik seal olemas. Ja seal paistab ka, et seal oli vist
iFramework ja 2 pluginat, mis saab sisse lülitada, aga need tegelikult ei tekita sellist assistenti, vaid need on tegelikult sellised taustateenused, mis on jälle pigem siis ülikooli mõttes, et kas ehitada siis sinna Moodle'i peale, et see ei ole nagu õppejõul võimalik see suurt midagi teha. Ma olen enda Moodle'i peal testinud, mis ei ole siis ülikooli Moodle, vaid on täitsa enda hallata Moodle ja seal selles mõttes ka seal ei ole lihtne, sest see front-end plugin puudub. Seda tuleb siis ehitada või proovida siis mingi vabavaralised, aga mis, ma seda väga palju ei ole saanud proovida, aga midagi niisugust kasutatavat hetkel seal vähemalt esmapilgul ei paistnud. Nii et siin on sellised 6 lahendust, mis mina nagu olen enam üle vaadanud ja kui need nüüd hinnata, siis igal ühel on teatud plussid, teatud miinused. Et kui me vaatame Tehnikaülikooli seisukohast, me tahaks, et oleks integreeritud Moodle'iga, et ta oleks kasutajasõbralik õppejõule, ta oleks treenitav nii-öelda raagmudeli põhjal, siis ideaalset lahendust ei ole. Ja siis, mis meie nagu eelmine aasta kasutusele võtsime, kuna need asjad on ju tegelikult päris kiiresti arenenud, siis aasta tagasi oli see pilt natukene teine. Aga kui ma nüüd uuesti selle üle vaatasin, siis ma tegelikult see semester, isegi järgmine semester läheks tõenäoliselt sama teed. Et siin nagu selles mõttes nende kaalud ei ole väga palju muutunud, et nüüd mingi asi on oluliselt paremaks läinud. Et meie praegu kasutame siis seda SaaS-lahendus, ehk software as a service, tarkvaruteenusena seda vahe-wrapperit. Ja konkreetsemalt siis Chatbase'i, et täna siis ma neile Chatbase'i baasil näitan, kuidas on see assistent loodud ja ma ei tea paljudest, kas keegi teab, on kasutanud Chatbase'i või teate sellist? Väga hea, siis te selles mõttes keegi ei pettu, et oi, seda ma tean ja seda ma lootsin palju midagi ägedamat. Et ta on lihtne, kiire, aga kõige suurem probleem ja kõik need, mis need probleemid on, ma räägin ka võib-olla eraldi veel, on see, et see ei ole päris tasuta. Seal tuleb maksta. Ja loomulikult on ka kolmanda osapoole mingisugune veel kolmas, et ta ei ole nagu andmete turvalisus on seal natukene küsimus. Aga minu arust see ei ole nii kriitiline, nagu vaatame. Küsiks selle API kohta, et API vist ei saa kasutada ise seda ülikooli arvutis või? API on tegelikult selline, et see on nagu mitmel tasemel nagu serveripoolne API, et näiteks selle Azure'i puhul, see on selle mõttes, mis siit tabelist välja, vabandust. Selle lahenduse puhul, mida me siin nagu üritasime käima saada, siis on tegelikult ikkagi niimoodi, et see tuleb nagu ehitada valmis serveri administraatori poole pealt, sealt saab siis API võtme. Mis see teise punkti kohta, seal on ka OpenAI API? See on nagu sarnane natukene, et ma ei ole ausalt öeldes ise testinud õppeassistendi jaoks kasutajapõhiselt. Aga peaks tegelikult saama ikkagi, selles mõttes, et üks slaid mul selle kohta on, et kuidas siis teha nagu vähe keerukamat agenti, siis sealt on tegelikult võimalik, on olemas selline asi nagu OpenAI Agent Builder. Ja sealt sa tegelikult saad kätte selle API võtme ja sealt siis saad selle võtme kaudu integreerida siis oma selle nii-öelda liides ja kuskil kolmandasse süsteemi. Et võib-olla see tegelikult, mul üks slaid on selle kohta, et võib-olla see nüüd oleks ka teile variant. Aga ütleme liiga palju ma ei jõua täna katta siin. Nii, ja kuidas siis seda agenti luua? Et üldiselt siis töövoog on umbes selline, et kõigepealt, kui me nüüd räägime konkreetselt sellest Chatbase'i põhisest lahendusest, aga ta on sarnane, vahet pole, kas on Chatbase või mõni muu nii-öelda see SaaS-tüüpi lahendus, mis pakub. Ja meil endal muidugi oli mõte, ja Raul õigel ajal tuli, pakkuda välja, et me võiks ise Tehnikaülikoolis ehitada valmis sarnase wrapperi, mis siis ülikool kas siis näiteks keskselt rahastab ja siis me hoiaks andmed omal ja siis me saaks sama funktsionaalsuse endale. Et Raul, sa võid lihtsalt noogutada ja öelda, et jah, teeme ära, on ju. Aga okei. Selles mõttes siis, ega selles mõttes see töövoog eks sama. Oluline on tegelikult lõppkokkuvõttes see, et tavaõppejõul oleks ta lihtne kasutada, et ta ei peaks ise kuskil mingi Azure'i serveris või mingit API-ga mööbeldama, mingisugust kasutajaliides ehitama. Ja ta oleks nagu tudengitele erinevates ainetes ühte moodi, nii nagu kõik oleme liikunud oma ainetel Moodle'isse, et ei ole, nagu vanasti oli meil 3-4
erinevat e-õppesüsteemi ja see on nagu standardiseeritud, et tudeng ei taha nagu igas aines oma süsteemi. Aga jah, selles mõttes selle eest pädevalt kõigepealt peate tegema loomulikult Chatbasei puhul siis sellise konto ja uue agendi looma, ütleme, jätame selle konto loomise välja, aga uue agendi peate tavaliselt ikkagi konkreetse töö jaoks looma. Siis samm 2 on valmistada ette kursusmaterjalid. Võiks eeldada, et see teil on olemas, aga ma soovitaks, kui te tahate agenti tegema, et te teete kas või oma failsüsteemis sellise struktuuri, kus teil on õppematerjalid korda tehtud. Tegelikkuses paljudel see siiski nii ei ole. On võib-olla mingid erinevad aastad segamini ja te ise ka võib-olla ei leia vahepeal ülesse. Aga et teil on olemas, mis on siis konspektid, mis on harjutusülesanded, mis on küsimused, vastused, mis on õppekava või selle õppeaine korralduslik pool. Sest tihti on slaidides laiali ja see on õppe või tudengite tüüpiline selline tagasiside, et me ei tea, kuna see on kontrollid, me ei tea, kuidas meid hinnatakse. Õisis on ainekaardil üks õppejõud, pärast on välja, et õppejõud kuskil aines mingisuguses tunnis ütles midagi, keegi ei tea, et see tuleks nagu korda teha. Raivo, kas sulle tundub ka, et custom GPT-s ei saa linke laadida, seal peavad ainult dokumendid olema? Link ei saa, jah. Ja siin on ka selle välja, et see on väga suur piirang, et sa pead lingi pealt selle materjali siis ise välja. Et sellepärast ma ütlen, et see on tegelikult eraldi töö, mis tuleks teha, et valmistage ette oma valmistusteemis, ärge pange sinna mingi imelikus formaadis dokumente, et kõige soovitan oleks PDF-id, tekstfailid või Wordi dokumendid või siis ka PowerPointi slaidid, aga need võiks ka PDF-iks teha. Mina olen alati kõik PDF-iks, kõige lihtsam. Siis on kindel, et asi on paigal. Ja tekstfailid. Nii, siis tuleb need materjalid üles laadida treenimiseks. Siis tuleb agent treenida nende materjalide baasil. Siis tuleb määrata rollid ja käitumisreeglid. Vaatame olulisemaid punkte eraldi. Siis tuleb kindlasti testida agenti, nii et korras läheb käima ja kõik. Testi tulemusena saate te teada, mis on valesti. Tüüpiliselt tuleb välja, et on kuskil vastukäiv informatsioon. Et küsite näiteks mingisugust testküsimust, et kunas toimub 3. praktikum ja tuleb välja võib-olla, et kuskil materjalis on kuskil eelmiste aastate või vananenud info. Seda ju, ma ei tea, kas teil on, et tudengid võib-olla ütlevad ka mõnikord, et näed, siin failis on teil, et selline fakt ja väide, aga slaidi peal on teistmoodi. Korraldusega poole peal peamiselt. Et sellised nagu asjad tuleks ära elimineerida ja otsida. Ja siin võite kasutada üldiselt siis tehisintellekti abi. Siis tuleb loomulikult siis teha need muudatused, mis te leidsite, probleemsed kohad. Et nii, et teil peaks olema siis niisugused standard testküsimused, mida te läbi sealt lasete. Ja siis tuleks integreerida see agent konkreetselt kursusega, ehk siis Moodle'iga näiteks. Või kui te kasutate Teamsi või mingit muud, siis Slacki, ükskõik. Siis mõelda natuke välja, millised on siis andmekaitse ja privaatsuse põhimõtted, kes siis neid vestlusi näeb ja kuidas te käsitlete. Ja väga oluline kindlasti siis kommunikeerida kogu see info tudengitele. Mis asi see on, milleks see on mõeldud kasutada, kuidas on nende andmed kaitstud, kas õppijad näeb, kes küsis, mida küsis või ei näinud. Et selles mõttes ausus ja läbipaistvus kindlasti on hästi oluline. Et kõik need sammud on olulised, aga suhteliselt loogilised ja kui see jada nüüd nagu läbi teha, siis võikski öelda, et agent on valmis. Et vaatame siis need olulisemad punktid ära, pärast näitan teile ka. Kõigepealt siis materjalide lisamine, juba nagu jõudsime natuke ka sinna ette hüpata, aga nagu ma ütlesin, et siis kõige tüüpilised on failid. Et tehkegi see oma arvutis kõigepealt see struktuur valmis, teil on see olemas, aga võib-olla see vajaks korrastamist. Ja see on siis see põhine teadmusbaas, et mille põhjal siis tegelikult see agent hakkab neid vastuseid ütlema. Siis tekstilised, näiteks lühikesemad reeglid, võite panna seal mingisuguseid, ongi siis hindamisel võib-olla käitute või niisugused üldisemad reeglid, võite võtta ka näiteks ülikooli võib-olla eetikareeglid puhtalt tekstfailina, miks mitte võib-olla see sinna ette panna. Et mingid korralduslikud asjad, need võivad olla suuremad tõesti ülikooli dokumendid, mida te loodetavasti olete lugenud, aga te ümber kirjutada tudengile neid kõike nagu ei jõua, neid on päris palju erinevaid. Sellised võite ka rahulikult sinna, on siis PDF-i kujul või mitte.
nii veebilehed saab sinna panna, et siin on jälle sõltunud, millised need tehnilised vahendid on, et nagu ma praegu arutasin, et selle kasuta GPT puhul tegelikult need veebilingid ei pruugi töötada, aga teistel lahendustel need töötavad. Ühesõnaga ta peab teadma, kas töötab või töötab, praegu räägime siis konkreetselt sellest. Siis küsimused-vastused, et teate ise juba tõenäoliselt ka, et tudengitel on mingi standardküsimused, iga aasta küsitakse kord ja kordi. Need tasub eraldi välja tuua. Et nii-öelda küsimused-vastused, nii-öelda KKK, need tehke siis eraldi tekstidena valmis. Et see on hästi hea soovitus, mida Raivo annab, et võtke kõik eelmise aasta küsimused, aga kui te need meilidest kopeerite, siis võtke igal juhul veel iga kui viimane tudengi nimi, sest põhimõtteliselt, kui sa otse küsid sellest raagist, siis ta annabki sulle. Et see on see põhjus, miks mitte mingeid isikuandmeid kindlasti ei tasuks panna, et see on oluline aru saada. Et see on nagu sellised standardküsimused, aga ütleme, kui te olete nüüd ühe ringi läbi teinud, mida sa näed, siis on juba meil palju rohkem infot ja saame nagu teistmoodi selle kursuse üles ehk siis kui te esimene aasta teete ja järgmine aasta kasutate sama asja, siis selle eelmise aasta teadmusbaasi pealt või selle logide pealt me saame tegelikult väga head infot nende samade küsimuste kohta. Nii siis Notioni ühendus, kui te kasutate, mina kasutan hästi palju Notionit, siis see on olemas, see on väga mugav. Ja mis siin oli? Ja mingisugused soovitused võib-olla siis ka, et mingid ebaselged teemade kohta. Nii, siis järgmine samm on mudeli seadistamine. Et nii nagu te siis ChatGPT-st, ma ei tea, mida te kasutate seal Claude'i, siis te saate määrata, millist mudelit te konkreetselt selle küsimuse jaoks, mida te parasjagu teete, tahate kasutada. Kas te tahate sügavamat mõtlemist, kas te tahate kiiret vastust, kas te tahate pilti genereerida ja nii edasi. Et siin on samamoodi, et saab siis määrata selle agendile peamise mudeli, GPT 4.0. Ütleme nii, et oleme ausalt, ega seal suurt vahet ei ole, sest need küsimused, mida nüüd need tudengid küsivad, on suhteliselt lihtsam. Seal ei ole vaja süvamõtlemist ja see ongi pigem parem panna need kiired vastused, sest vastasel korral lihtsalt see aeg läheb natuke pikaks, on seal võib-olla 30 sekundit, minut. Ja tudengid viitsi oodata nii kaua, et nad tahaks nagu kiiremaid vastuseid saada. Ja need küsimused, mis selle nüüd ühe aine raames on, ei nõua süvaanalüüsi tegelikult. Ja selles mõttes ei tasu mõelda, ma panen kõige vägevama mudeli kohe. Ja te võite ka võrrelda mudeleid, panete nagu 2 erinevat mudelit, küsite oma teist küsimused, vaatate, kuidas mudel käitub, milline mudel valib. Selles mõttes on oluline. Siin on nüüd olemas jällegi nii-öelda need GPT mudelid, on Gemini mudelid, on DeepSeeki mudelid, et ma olen päris kirju selles osas. Siis temperatuur saate määrata, kes ei tea, mis see temperatuur on, siis kuidas siis nagu see mudel või see agent siis oma loovust, kas ta on hästi konkreetne, täpne või ta on rohkem siis selline loov ja nagu jätab lahti otsi, ehk siis nagu reserved või creative ja siit saate siis 0-1 seda väärtust panna, et kuidas te tahate. On selline nagu range õppejõud või on selline, kes pakub igasugust ülesandid, läheb vestlema tudengitega kohe, kui mõni tudeng huvitava teema püstitab, unustab üldse ära, mis teema on. Nii et mõelge, milline te ise olete ja siis pange see temperatuurse paika. Ja erinevad lisategevused on võimalik panna, aga need AI actions siin, et neid hetkel ei ole olulised, et see teeb asja liiga keeruliseks. Ja siis kõige olulisem asi on instruktsioonide määramine, ehk siis agendi rolli kirjeldus. Ja see on hästi oluline ja siia tuleks ka aega panustada. Et inglise keeles on siis system prompt, ehk siis klassikaline tausta viib või instruktsioonid, mis lisatakse tudengi küsimusele alati. Et seda saate ChatGPT-s enda jaoks ka teha, ma ei tea, kas te kasutate seda funktsiooni või mitte, aga jällegi ma ei ole nüüd 100% kindel, kas tasuta variandil on, aga minu arust on, et te võtate oma seaded lahti ja määrate ära nii-öelda klassik, üldse tausta teksti, et kuidas agent peaks teiega käituma. Kas teile meeldib, et ta on hästi ülevoolavalt sõbralik või on ta vastupidi akadeemiline, kuidas ta peaks teile vastama ja siis iga kord, kui te pöördute selle oma agendi poole, mis iganes küsimused, siis ta võtab seda teie süsteemset prompti arvesse. Ja siin on need instruktsioonid väga olulised just, sest me tahame, et ta käituks täpselt nii, nagu me disainime teda. Kõigepealt siis rolli kirjelduses, mis rollis agent toimetab, õppeaine
assistent. Et ta ei ole mingisugune, ma ei tea, kaasõpilane, kes aitab või mis iganes muus rollis, mis kõik võimalikud on. Kui jätate selle täpsustamata, siis see ongi juhuslik või kuidas siis nagu see tudeng võib-olla selle agendiga suhtleb. Et siis ta võib seda nii-öelda kallutada. Et eesmärk on aidata õppimist, mitte asendada tudengitega õppejõudu. Vastamisviis, kuidas ta vastab, millises sügavuses, kas ta selgitab või kas ta, võite öelda ka siin just, et võib-olla selline väga range, et kuidas te tahate. Aga et ei annaks näiteks valmis lahendusi, et ei teeks kohe kõik kodutööd ette ära, vaid üritaks ikkagi nagu pakkuda just õppituge. Igasugused piirangud ja reeglid keelavad näiteks eksami ja kodutööde otseste vastuste andmine, et kui ta tuleb copy-paste'iga, mida nad enamuses tihti teevad, selle eksami küsimuse või kontrollida küsimused, siis ta ei ütle otse kohe, ei lahenda ära ja ütleb, näed, võta copy-paste ja pakub veel välja, et kas sa tahad, et ma lahendan järgmise küsimuse sulle ka kohe ära. Terve kontrolltöö, lihtsalt, et tal on ju materjalid olemas. Et kõik sellist ja kogu aeg siis ka jälgib seda akadeemilise aususe ja eetika põhimõtteid. Ja keele ja stiilijuhised, siia saategi kirjas panna selle sama, mis Jaanika mainis, et vasta selles keeles, mis küsitakse või vasta alati eesti keeles või vasta alati inglise keeles. Et vahet pole, mis kujul see tudeng seda küsib, et siin saate seda täpsustada. Ja see on mõistlik teha ka. Ja käitumised näiteks siis ka ebakindluse korra, see tähendab seda, et kui agent ei leia õiget vastust, kuidas ta peaks käituma. Tüüpiliselt ChatGPT-st ta hakkab kohe luuletama teil midagi, kui ta ei tea. Või siis pakub igasuguseid imelikke asju välja. Siis siin tuleks öelda, et ta võib vabalt ausalt öelda, et ei tea, seda infot mul ei ole või selle teemaga ma ei tegele. See on tegelikult hästi oluline, et siis tudengid saavad aru, nad saavad usaldada selle agendi vastuseid. Praegu me, kui kasutame tavalist tutorrobotit, siis üldiselt me 100% usaldada ei saa ja ei tohigi. Aga siin me tahaks tegelikult, et tudengid usaldavad, muidu pole asjal üldse mõtet. Aga seda tuleb siis ka. Ehk siis hea instruktsioon ütleb üheselt, kes on agent, mida ta tohib teha, mida ta ei tohi teha. Nüüd testimise samm, et seda aega vaatame. Et siis kui me oleme need instruktsioonid kõik ette andnud, siis me peame testima, kas ta tõesti käitub nii, nagu me tahtsime. Ja meil selleks ongi siis hea, kui meil olemas need tüüpküsimused, et saame need läbi lasta, kontrollida, kas on kooskõlas nende materjalidega ja kas on üldse, kuidas ta kasutab kõrvalist infot, kui on vastukäiv info, siis võib see sealt välja tulla. Kõik nad ka keeles ja me saame siis üle kontrollida. Ja kui te teete mingi sisulisi muudatusi, näiteks oma aines, kõige tüüpilisem on korralduse poole pealt, näiteks et tuleb poole semestri pealt midagi muutub, mingid kontrolltööd asenduvad on olulised asjad, siis te peate oma agendi ümber treenima. Muidu te annab vastuseid ju vale baasinfo põhjal. Siis tuleks ka ikkagi ise enne ära testida, et kas tõesti see muudatus läks läbi või mitte. Et meil ongi hea näide, et me tegime samamoodi muudatuse, aga muudatus oli teises formaadis, ta ei olnud PDF, ei mäleta, mis formaat oli, ja arvasime, et kõik on ilusti olemas, aga agent andis miskipärast valesi vastuseid. Ja siis selguski jah, et tegelikult oleks pidanud nagu teises formaadis on, et ta ei arvestanud, kui ta ei teinud oma treeningus seda uuendust. Nii, ja siis ma hüppan lihtsalt korra see ei ole nüüd chat-based, vaid see on just see sama agendi ehitamine teises süsteemis. Et edasi ma vaataks seda tehnilist lahendust, aga enne seda on siis üks slaid see, mis on siis OpenAI Agent Builder, millega põhimõtteliselt saate nagu sarnase asja teha. Aga siin te saate siis panna kokku erinevad agendid. Et tegelikult chat-base'i puhul me ehitame ühe agendi, aga selle põhjal saate panna ka mitu agenti üksteise ahelasse. Ehk siis siin me jõuame juba selle sama agentic AI, ehk siis agentne AI, mis võib olla ka täisautomaatne. Aga sellega peaksite teie saama ka ehitada põhimõtteliselt oma kursusele sellise parem agendi kui lihtsalt see kasutaja GPT. Et ma mõtlesin korra, et ma proovin seda, aga ma ei jõudnud selleks kursuseks. Et siin üks näide, mis ma tegin. Põhimõtteliselt on klassikaline template, et siin ma seda voogu ei ole ise ehitanud. Lihtsalt on testisin või muutsin natuke ära need agendid ise ja see oli see sama elektroonikatööstuse koolituse jaoks.
aga sisuliselt iga siis selline tükk on siin agent, siin võivad olla mingisugused tingimused ja tingimuste põhjal võime suunata siis väljundi erinevatesse agentidesse. Ja need agendid tegelikult siis treenitakse sarnaselt, nii nagu ma vaatasin chatbase'i puhul, et igale agendile võite anda oma instruktsioonid, oma mudeli, kõik need temperatuurid ja muud asjad. Ja see näiteks see klassifitseeriv osa võib olla, et vaatab ära, et mis tüüpi küsimus on, kas ongi siis selline tüüpiline korralduse küsimus, kas ta on sisu küsimus, kas ta on hoopis mingi kolmas küsimus, mis ei haaku. Siis suunates erinevale agendile võime öelda, et näiteks see agent kasutab sügavmõtlemist, aga see agent kasutab seda kiirmõtlemise mudelit. Ja siin on ühed reeglid ja siin on teised reeglid. Kui ta näiteks läheb sinna sügavmõtlemisse, ehk siis näiteks mõni tudeng tahab kaevuda ühte teemasse mingisuguse väga põhjalikult, mis on näiteks kvantfüüsikas see. Me võime tegelikult suunata selle küsimuse agenti, kus on kirjeldatud lahti, et kuidas selliste teemadega tegeleda. Näiteks, et küsi lisaküsimusi, arutle, leia teadusartikleid sinna. Nii et saate niimoodi ka pakkuda võimalust nende tudengitele, kes tahavad teematesse süüti minna, et võib-olla see baas, mis te aines annate, ei ole talle piisav. Aga paljud tudengid on lihtsalt väga lihtsad vastused, et siis me saame suunata nad teise agenti. Et seda te võite proovida täitsa teha OpenAI ja Builderiga. Ma arvan, teil praegu funktsioon peaks siis olema. Ja see oli lihtsalt, seal on mingisugused mallid olemas. See oli vist, mis ma baasiks võtsin, oli customer service või midagi sellist, et klienditeeninduse mall. Nii et kui selle sealt valite, siis te ei pea ka ise hakkama nullist ehitama, aga võite ise nullist ehitada. Ja siis te saate samamoodi sellele testida ära kõik need proovid ära teha ja panna see oma kuskile kasutusse liidesse. Nii, aga nüüd ma näiteks siis nagu praktilise poole pealt, aga ma korra ise toomaks teed sealt sellest kohvikust. Ma lootsin, et teil on siin kuskil pakute teed või kohvi, et natukene jääd ära. Aga proovin nagu edasi vaadata. Kasutusjuhtumi analüüs siis. Kasutamisjuht on kombinatsioon eelmise ja selle aasta ajast aine. See on siis klassikaline mehaanika, seal on esimese kursuse õppeaine, kus on 70 pluss see aasta 90 tudengit ootanes robootika õppekaval, mille kavajuht ma olin. Sellest sügisest sain õnneks lahti sellest tööst. Aga selles mõttes seda piloteerisime ja testisime ja ma olen ka rakendanud oma kursustes, mis on siis 3. kursuse ained spetsiifilised, kus on vähem tudengeid. Et seal samamoodi, aga ma arvan, kõige suurem kasu tuleb ikkagi suurematest loengust, kus on palju tudengeid ja pigem siis esimene, teine kursus võib-olla. Et kui on juba spetsiifilisemad erialased kursused, siis seal on tast nagu vähem. Seal ei ole see ka selline üldine koormus nii suur tavaliselt õppijale, et tehakski rohkem seminarid, muid asju. Ja loomulikult siis tudengid informeeriti ka ja seda tuleks ka teha alati esimesel loengul. Selline abimees on, et see ei ole iseenesest mõistetav loomulikult veel. Et nii nagu me ennemalt alati ütlesime, et meil on Moodle'i e-kursused, palun kõik registreeriga e-kursusele. Nüüd me enam seda tegema ei pea, sest see on juba kohustuslik, aga sarnane tase meil praegu siis õppiassistendi puhul, et see ei ole tavaline ja siis see tuleks selgitada, mis asi see on ja innustada oma kasutama muidugi. Ja see aasta siis tookord ma ütlesin, et tegemist on eksperimendiga, et te võite eeldada, et seal on probleeme, seal võivad valese vastus olla, et see nagu ikka see implementeerimine läheb kiireks ja siis viimasel hetkel tehakse muudatusi, et kui te ka samamoodi teete esimest korda, siis tasub tudengitele ka mainida, et tegelikult me eksperimenteerin seda, et see ei ole siis selline valmis lahendus, et siin võib olla probleeme ja ma ütlesin ka tudengitele, et kui te mingid probleeme näete, imelikke vastuseid, valesi vastuseid ilmselgelt, siis kindlasti andke sellest teada. Et nemad ju kasutavad oluliselt rohkem. Ja tuleb siis meelde tuletada. Nii, ja siis ma näitan seda reaalsuses, kuidas ta siis välja näeb. Et tegemist on siis chatbase'iga ja mõned pildid mul seal juba siis olid.
on hästi lihtne kasutajaliides ja mida lihtsam see õppejõul on, et seal oleks ka ainult baasfunktsioon, seda parem. Siis tegelikult, kui ma vaatan kõiki õppejõudusi, kes ütleme mingi, et me tahaks, et kasutavad ka need, kes ei ole siin koolitusel, siis tõenäoliselt nemad hakkavad pigem siis nagu hirisema, vastu ütlema, et jälle uus kohustus, jälle ma pean midagi tegema, et siis mida lihtsamalt me suudame seda hoida, seda parem. Chatbase on üks lihtne asi, aga tõenäoliselt ei ole ka piisavalt lihtne, et ta nagu laialt saaks kohe kasutusse võtta, nii et selles mõttes teha ka mingi oma lahendus, mis oleks võib-olla juba kohe seal Moodle'i sees, oleks tundunud nagu mõistlik. Aga alustame siis, vaatame siis 3 asju, et kõigepealt on siis need materjalid ja materjalide puhul ongi siis, nagu ma ütlesin, et teil on oma struktuurarvutus olemas, siis laete lihtsalt need üles siia, et siin on need failid. Ilmselgelt, näete, siin on näha siis 48 PDF-faili. See ei ole minu kursus, mõtlen kohe ka ära, et selles mõttes õppejõud on siin teine. Aga on arvestusülesanded, siin on, mis veel meil on, igasugused loengukonspektid, dünaamika, kodutööd, tegevuskavad, harjutused. Ütleme, et pealkirjad võib-olla kõige paremini struktureeritud, et võiks enda jaoks olla natuke paremini, aga see on siis see teadmusbaas, põhi teadmusbaasi põhi. Siis on tekst osa, millest ma rääkisin, ja siia saate siis ise sisse kirjutada. Kõige mõistlikum on siia panna just see korraldus. Siin on näha, et tegemist on ainult ühe tekstilise sisendiga ja selleks ongi siis, kui ma seda nüüd lahti võtan, on tegevuskava. Ma tahaks selle custom GPT-ga osas lisada, et tema üleslaatavate failide piirang on 20, et te teate, ja seetõttu enne hästi läbi mõtelda, ehk et te ei laegi 10 eraldi dokumenti, te teete nendest ühe pika dokumenti, kui te ei näe ette, et te teete jooksvalt, siis lihtsalt vaatate 20 saab täis, panete dokumendid kokku. Üldse, ütleme, selle sama custom GPT ja siis ka nende puhul on hästi oluline see kontekst, et ei pane ka sinna informatsiooni, mida tegelikult vaja ei ole. Et see on nagu hästi oluline, võib-olla mis rohkem isegi haakub selle sama GPT-ga, et kui isegi teete ka enda jaoks mingi, minul enda on mingi 10-20 erinevat GPT tehtud enda isiklikuks asjadeks, mis iganes mul on vaja, et kus on täpselt see info teadmusbaasiks, mis on nagu relevantne, et ei pane sinna infot, mis võib-olla kuskil just selliseid vastuseid anda, mida ma tegelikult ei taha. Aga siin on hästi oluline see, et meil oleks võimalikult hästi kirjeldatud korralduslik pool. Ja see oli ka see üks slaid selle kohta, mis tuli välja, ja mis on minu arust üleüldine probleem, mis meil ülikoolis paljudele, et see korralduslik pool ei ole korralikult tudengitele kommunikeeritud. Või ta on segased, tudengid otsivad mingisuguseid infotükke, mis ei leia. Et keegi kuskil teadis, et õppejõud oli sellel tunnil midagi öelnud, et seda peab tegema. See ei ole kuskil kirjas ja nii edasi, et need on võib-olla markantsemad näited, ma olen ise programmijuhina võidelnud selliste õppejõududega. Aga ka isegi kui enda ainet vaatad, tõesti, et võib-olla see info tudengid ei leia ülesse. Ehk siis see info, mida tudengid kõige rohkem otsivad, see peaks olema kõige ees. Ja hästi selgelt, lühilausetega, mitte mingi võib-olla või mingi tingivas kõneviisis, hästi konkreetselt kontrolltööd, konkreetne, kuidas see sisu on üles ehitatud, praktikumid, mis nädalal, nädala tunniplaan, kas võid copy-paste'i võtta sealt õisist või tunniplaanist välja, aga jällegi seal peab vaatama pärast, et õisist tuleb mingisugune muu jura võib-olla ka sinna, mis siis ajab hoopis segadus, et seda võib puhastada, et me vaatasime, et sealt nagu ei kannata normaalselt võtta. Ja võib-olla te tegelikult teete natuke teistmoodi. Tihti on ju tegelikult see, tunniplaanis on üks asi kirjas, meil on kokkulepe, et näiteks seal on seminarid või paneme mingid asjad vahepeal kokku. Et siin peaks nagu tõene info olema. Ja kui on veel A ja B grupid, need tunniplaanis tihti üldse näha ei ole, mõni tudeng käib ühes, ja nii edasi, et need suurte voorude probleemid ja siin on kõige parem abimised. See peaks olema hästi konkreetne ja kindlasti nagu õige. Et ma ei tea, kui tihti oma ainekaarti õisis vaatate. Kas seda ikkagi kuidagi ühel hetkel nii ei saaks teha, et ta kuskilt imeb selle info, kus on nagu uuendad? Muidugi võiks öelda, et õisist, aga ma tahtsin just öelda, et kui te vaatate oma õisi ainekaarti, kunast viimati vaatasite, ma arvan, sealt võib-olla ka 10 aastat mööda. See on aeglane meede, aga mingi teine kohta. Jaa, selleks näiteks minul ongi kasutatud see Notion integratsioon, ma seda korra näitan ka, et see on hästi mugav.
et siis ei pea nagu, aga noh, ütleme selles mõttes, et kui te muudatuse teete, siis te peate ikkagi ümber treenima selle agendi. Nii ja kolmas on siis siin need küsimused, vastused. Nagu ma ütlesin, on mingi standard küsimused, iga kord kogu aeg küsitakse suurte voorude puhul, siis nendele panen standard vastused ka kohe, et mudel ei pea hakkama nagu tuletama, ta vastab alati ühtemoodi. Et millest aine koosneb, see on teist küsimus, aga kas praktikumide protokolli jaoks on mingi näidis ka kuskil, kas ma pean kõik praktikumidel kohal käima, mitu praktikumi on, tüüpiliselt, kas ma pean kogu aeg kohal käima, kas ma pean loengus kohal käima, mis siis saab, kui mul kontrolltöö on alles. Need on need, mida kogu aeg küsitakse ja siis pange ka kohe standardvastus, et võtame selle. Vastus on siin olemas, iga praktikum jaoks erinev protokoll, leitav sealt ja korras. Ja siis ta agent alati vastab ka üheselt, et küsimus võib natukene sõnaliselt varieeruda, see ei ole probleem, aga ta tuvastab ära, et see on sama küsimus, et tuleb sama vastus. Et see on oluline. Ja siin oligi see sama küsimus, et kuidas see parem on, siis see Notion integratsioon on siin täitsa olemas. Selles aines ei ole, aga minul endal on kohe näitab, mis üldse see lahti. Küsid täpselt selliseid küsimusi, mida ma juba arvasin. Nii, et siin näiteks on tehtud niimoodi, et siin on asjade interneti leht, mis on siis tehtud ka avalikuks. Ja kus on täpselt sama asi. Ja kui mul tuleb mingi muudatus, ma teen kohe siin muudatuse ja see on ka Moodle'ist otse lingitud siia, et nad saavad siia ligi. On 2 keeles, täpselt sama asi, loengud, praktikumid, praktiliste hindamine, kasutatav tarkvara, nädalaplaan, loengud, praktikumid, mis kunas on, et siis oleks nagu endal ongi mugav, et vahepeal ma lõpus ei tea, et võib-olla tudengitega lepime ümber, et seminar on hoopis siin või teeme lõpplahenduse teisel ajal, nii nagu näiteks me eelmine nädal just tegime, siis ma saan kohe uuenduse teha ja ma ei pea kuskil genereerima uut PDF-i, laadima selle Moodle'isse ja veel 3. kohta, et seal treeningu mõttes tuleb teha, kui me saame selle nõustusega seal otse siduda chat-base, siis tegelikult on see ilusti seal olemas ja meil ei ole vaja ka mudelit ümber treenida. Et hoiame seda sellist infot, mis muutub. Aga nõustus on järgmine, millest te peaksite maksma, nii et see on päris kallis, nii et ma ei tea, kas te seda tahate teha. Aga midagi ei ole teha, et selles mõttes igast erinevaid töövahendid on. Ja, siin. Nii et see on siis materjalide osa. Nüüd teine osa oli meil mudel. Ja mudel ongi siis siin, näete, et saate valida. Just lisandus vist siin Gemini 2.5 ja mingi muu asi ka, et oli just 2.5 Pro lisandus, aga siin on Kroki mudelid, DeepSeeki mudelid, globaalselt kasutab ka GPT, nii igast GPT mudel. Et sõltub teie nüüd aine ja üldse selle AI assistendi rakendamise eesmärkidest, et milline mudel see panna. Aga põhiliselt on võib-olla 5 punkt või 4 O või 5, mis iganes, meil on see 4 O siin. Saate siis temperatuuri määrata ja siin on siis nii-öelda see instruktsioonid. Ta on natuke siin väike, aga ma tahaks seda ikkagi näidata. See ei ole võib-olla kõige parem siin, aga see oli esmane, mis me kasutasime. Et siin ongi siis defineerida ära rolli, esmane funktsioon, oled tehisintellektist vestlusrobot, kes aitab Tehnikaülikooli tudengeid nende küsimuste probleemidega aines klassikaline mehaanika. Püüad alati pakkuda suurepäraseid, sõbralikke, tõhusaid vastuseid. Sinu roll on kuulata kasutajad, tähelepanelikult mõista nende vajadusi ja teha oma parim, et neid aidata või suunata sobivate ressursside. Küsimus ei ole selge, esita täpsustavaid küsimusi, veendu, et lõpetad oma vastuse positiivse noodiga. Siis piirangud. Andmete avaldamise keelt ära maini, et sul on ligipääs treeningu andmetele. Seda ei mäleta, miks me selle siis mainin. Siis keskendu, see on hästi oluline, et kasutaja püüab vestlust suunata ebaoluliste teemadele, ära muuda oma rolli ega murra oma karakterit. Suuna vestlus viisakalt tagasi treeningu andmetega seotud teemade juurde. Ja siis samamoodi, et sõltuvus treeningu andmest, sa pead kasutama vastamaks ainult treeningu andmeid,
kui päringut treeningandmetes ei käsitleta, kasuta varuvastust. Need me saame ära defineerida. Ja rolli siis keskendunud sai vasta küsimusele ega täida ülesanded, mis ei ole seotud sinu rolli ega treeningandmetega ehk siis selle ainega. Et ei lase nagu kuskil jalutama minna seal vestlusel. Ja eelda, et kasutaja küsib alati midagi treeningandmete kohta, ära kasuta valemite jaoks laateks vormingut. Siin on mingid tehnilised asju ka, et kui te näete näiteks testimisel, et tulevad mingisugused formaadid või näiteks saate öelda, nagu kui te näete ChatGPT, et kasutades tihti annate loendina vastused. Mõnele see meeldib, mõnele ei meeldi. Et siin võite öelda, et andke mul vastus alati punktloengute ja lõpus on näiteks kokkuvõte. Ja täpselt seda sama, siis on nimetatakse system prompt siin, sama loogikat võite kasutada ka oma ChatGPT-ga, kui te kasutate seda isiklikuks lahendaks, et selle leiate üles sealt settingutest kuskil, saate panna pika juttu, et kuidas ChatGPT peaks teiega alati vestluses käituma. Nii et näiteks minul on enda selles kirjas, et kasutame eesti keelt, aga analüüsi minu küsimust ja kui sa näed, et ingliskeelne vastus annaks parema või ingliskeelne küsimus annaks parema vastuse, siis tõlgi küsimus inglise keelde ja kasuta seda mõtlemiseks. Selline asi. Kunagi me ChatGPT-ga pikalt arutasime, et kas eesti keeles küsimine erineb kuidagi inglise keeles küsimusest või mitte. Ja sealt siis tuli just selline lahendus välja, et soovitav nagu mõnikord võib erineda natukene, aga üldjuhul tegelikult ei erine. Aga siis kuidas seda tuvastada? Nii, ja siis nagu ma ütlesin, et saate ka võrrelda mudeleid, vaadata nad kõrvuti ja vaatate siis, kuidas üks näiteks GPT 4.0 vastab või kuidas ütleme, ekstreemsema näite, et kuidas siis DeepSeek R1 vastaks ja erinevate instruktsioonid. Et siin sellist mängimist oleks oma jagu, teiselt poolt võib ka alustada suhteliselt lihtsalt asjadega, et väga pead ei vaeva, vaid panete standardlahenduse. Nii. Ja siis järgmine samm oli siis seda testida. Ja testimiseks on siis sama playground, siin on näha siis, milline see liides välja näeb, seda saate ka tegelikult igasuguse oma stiilidega kujundada, saate panna logos ja asju, aga see on selline lihtne ja ma ei näe põhjust, et me peaks seda nüüd hakkama kellade viledega ilustama. Aga kui te tahate, näiteks, et mis on, see on oluline siin, vaatame, kus ta oli siin. See on see viimane samm küll, aga siin siis saate, et mis on siis algne sõnum, näiteks siin on tere, kuidas ma saan teid aidata, võite siis ise kirjutada, et mina olen abiline, teen seda või mis tahate, mis see algne sõna on ja alati siis ka näiteks see, et siis agendi nimi ja klassikaline mehaanika, et tudengid teaks, millega on tegu. Ja siin igasugused jalused ja päised, et siin all on meil pandud lihtsalt TalTech, võite panna mingid muud asjad, et siit saate siis seda konfigureerida, aga testimine jäime vahele. Et siin saab siis testida ja küsida näiteks kohe, et mitu praktikumi on. No siin ta ilusti vastabki, et kokku peab siis õpilane klassikalises mehaanikas läbi 4 ettenähtud praktikumi, see on oluline kursusest ja see on eeltingimuseks. Et tüüpiline küsimus, ma seda loen kohta küsija, küsime sisu kohta, et selgita mulle paneme jõudude tasakaalu printsiipi. Siis ta andmete põhjal selgitab selle ära. Kui ma valiks nüüd selle mõtlemudeli, siis ta võib-olla mõtleksin pikemalt. Aga seda me sisuliselt ei taha. Nii, et siin on siis vastus, räägite hakka lugema, ja vastus ongi tegelikult täpselt nii, on ta, nagu ta konspektis on. Aga näiteks siin on just hea näide, eile oli vist, see õhtusaates oli ka nii-öelda need TI, kõigi juhtus vaatama, TI hüppe, 2 spetsialisti seal ja rääkisid, et kuidas nüüd lansseeritakse siis, ma ei tea, siis homme, täna kell 12, jah, siis paistis väga nagu kasutaja GPT põhine lahendus, et seal oli selles mõttes seal midagi erinevist teada. Ma arvan, kui te teete oma assistents, teil on juba keerukam lahendus kui see esmapilgul nagu tundus, et seal
seal on suhteliselt nagu lihtne loogika, tegelikult samamoodi, et on tehtud mingi süsteem prompt ja võib-olla ka mingisugused muud asjad. Aga siin näiteks, seal minu arust, või vahet, kas oli nüüd selles intervjuus kuskil varasemast tuli just välja, et kuidas me saame siis nagu aidata seda või kuidas teha seda vajadusepõhist tuge ja näiteks ütleme, kui enamus või paljud ei saa aru, aga igal ühel on tudengite mõttes on võib-olla mingi omal mingisugune valdkond, mis neid huvitab. Ütleme, et mõni tegeleb autodega, kes võin öelda, et too mulle näide autode. Valdkonnast. Ma ei saa aru seda ja näiteks jõudu tasakaalu printsiip siis näiteks autovedrustuse ja sassi disainis, et raskusjõud, normaalreaktsioon sinna vastu ja kui auto on tasakaalus, siis raskusjõud normaalreaktsioon on võrdsed ja vastassuunalised. Nii et selles mõttes see aitab võib-olla lihtsam mõista, ütleb, et mõni teine tudeng ütleb, et too mulle näide, ma ei tea, laste kiikude osas. Meil on ka tüdrukuid, näiteks seal mõni on 10% või vähem. Võib-olla mõnda huvitab just see valdkond, võt siis selgitakse. Ja ma võin 10 öelda, et ma ei saa ikka aru, tee mul lihtsamaks. Tudeng ei lähe õppejõu juurde selliste küsimustega. Õppejõud ei viitsi ka iga tudengiga nagu pool tundi jahuda mingit vaest teemat, et siin nagu oleks üks kindlasti hea võimalus, kus. Ja siin saate siis testida ära eriti just need oma standardküsimused, nagu ma ütlesin, teil võiks olla vähemalt 10+ põhilist küsimust, mida tudengid küsivad, lasete need läbi ja vaatate, kas vastused on adekvaatsed ja õiged või mitte. Sisu kohta ja korralduse kohta. Kas sellega saab ka pilte teha? Pilte või? Jah, tegelikult ma nüüd sõltub, millised mudelid te seal valite, et kas see mudelil on see võimekus olemas või mitte. Et pane joonista skeem. Et me just testisime siin samu, tuli ju välja alles see GPT 5.1, siin 2 nädalat tagasi vist ja Gemini .3, siis just see Gemini .3 oli kordades paremini tegi näiteks sama klassikas mehaanikas skeeme kui GPT. See kipub tegema siin, jutustab teile selle, pane nool siia, teile sinna, aga te võite ette anda selle skeemi, tihti ongi, et on põhiskeem ja siis tudeng peab ise need jõud sinna peale joonistama, siis see joonistab ja siis kui ja ta tegelikult võib ka järgmine samm on tõenäoliselt joonistab ASCII-skeemi teile. Ja lõpuks teeb mingi skeemi ka, mis ei ole hea, aga see mudel 4 tõenäoliselt väga head ei tee. Aga see on jällegi, te saate seda agenti täpselt öelda, kas ta lubate jooniseid teha või mitte. Kuhu moodi lubate teha, see ongi hästi oluline minu arust võrreldes siis tavalise vestlusrobotiga, mis iganes tudengid, neid on 10 ja 10 kasutavad, et kas ta teeb kõik valmis, mida ta seal siis õpib, et siin te saate oma instruktsioonidega just täpselt määrata, kuidas te tahate, et tudeng õpib. Midagi teha, te peate tõenäoliselt leppima sellega, et need vestlusrobotid tudengid võtavad kasutusele, aga siin te saate ise kontrollida. Mulle vajaks lisaselgitamist ikkagi see, et kui ma nüüd kasutan, teen omale ka sellise assistendi, ja selle tudengil võib tulla neid küsimusi, mulle väga meeldis see teie näide, et toob mulle näide autode kohta, toob mulle näide kiikede kohta, aga neid näiteid, mida võib küsida, ma ei suuda ju ette sööta kõik võimalikke. Ei, see ei ole ette söötud. Mis on ette söödetud ja mis ei ole siis? Ette on söödetud reeglid ja instruktsioonid, et kuidas sa pead käituma ja mida sa tohid ja mida sa ei tohi teha. Aga need kiided ja autot ta võtab siis... Jaa, see on ikkagi üldisest teadmisbaasis. See ei tähenda seda, et on ainult nagu pimesi selle pisike, ütleme teie materjal, vaid ikkagi kogu see mudel ju ise oma sisuga on seal ka küljes. Aga teie instruktsioonid ütlevad, et mis on need raamid. Ja te võite öelda näiteks, et kui keegi küsib autode kohta, näiteks ma küsin siin, kohe annan sõna, et mitu keelt on kitarril. Et siis... Vabandust, kui ma saan ainult klassikas kursusega seotud küsimus, kui teil on küsimus selle aine kohta, siis olen siin, et aidata. Et see on meil tegelikult ära piiratud. Kui sa lähed sealt välja, siis nendega me ei tegele. Mina olen ka seda varianti kasutanud, et ma olen öelnud täpselt samamoodi, et see pole minule antud materjalides,
aga kui sa soovid, siis ma lähen otsin sulle vastuse. Aga sellisel juhul see õppija teab, et see ei ole valideeritud vastus. Ja puhtalt nii, nagu te treenite. Sellepärast ma mõtlengi, et see instruktsiooni tegemine, see on nagu oluline, et see ei ole, et viskan midagi sinna sisse ja testimine. Et see on nüüd just nagu lõpupoole, millest me räägime, see õppejõu rolli muutus siis olema hakkab. See ongi üks rolli muutus tegelikult, millele te peate nüüd tähelepanu hakkama pöörama. Aga ma ei jookse ette. Põhimõtteliselt ma ei pea panema talle selleks klassikalise mehaanika mingid linke kuskilt Wikipediast ja asja. Ei. Te ütlete, kas ta vastupidi, kas ta tohib otsida kuskil maalt või ta ei tohi. Ma ei mäleta, kumb enne. Võib-olla testimise kohta küsimus, et üks inimene suudab testimisküsimusi välja mõelda teatud arvu ja teatud nagu suunitlusega, et kas võib-olla peaks olema laiem testgrupp, võib-olla peaks olema tudengitest testgrupp. Ja sellepärast ma ütlesin, et esimene aasta eksperimentaalselt ja ütletegi tudengile, et see on esimest korda testin ja kui te näete seal mingid anomaaliad, siis andke teada. Et ega seda ei ole mõtet üle pingutada. Ma ütlen kuskil 10 kontrollküsimust, kui need toimuvad, siis on juba hea küll. Okay. Aga lihtsalt mõelge need kontrollküsimused oma peas läbi, et mida tudengid teil tavaliselt alati küsivad. Ja ma pärast näitan, kuidas neid saada, neid palju, eriti täpselt need teada, aga seal oli üks küsimus, siis rohkem praegu kas see sissejuhatus nagu soovitus selle AI agendi loomise osas, ma sain esialgu aru, et oli mõte, et AI agent vastaks rohkem korralduslikke küsimusi, et kuidas õppeaine on ja kuidas hindamine on ja kuidas millal toimub ja nii edasi. Aga nüüd nagu, kas see AI agent peaks siis ka selle õppeaine sisu selgitama? Nii nagu te ise ütlete, ma lihtsalt olen näinud seda, et korraldusliku poole pealt on see võimalus, kus saab õppejõu koormust vähendada ütleme ebavajaliku kommunikatsiooniga tudengitega lihtsalt küsimust, et loogiline on see, et mõlemad pooled on sees. Aga kui sa nagu kirjutad nüüd talle, et lahenda mu kiige ülesanne ära, mis õppejõud mulle andis, see AI agent, et kas see nagu meid... See on jälle nii nagu, see ongi see keerukus, milles nüüd õppejõu roll seisneb. Kuidas sa tahad, et ta teeks? Et ilmselgelt on ju, peab alati arvestama, et on need teised ju aega, kõik on ka kõrval olemas. Ta võib kohe sinna söötada, saab vastus on ju. Et see ei ole nüüd see, aga kuidas te tahate, et ta siis lõpuks õpiks. Aga me sinna jõuame, et muidu, ma Jaanika sulle enam sõna ei anna, et sa oled praegu ammendanud, aga muidu ma ei saa. Pärast meil on arutelu koht, et siis... Ainult üks lause on see, te peate lihtsalt ütlema, et ära vasta küsimustele, mis ei ole aine kohta, see teeb väga lihtsaks. Ja see oli meil siin juhendis täitsa nagu olemas. Ära lihtsalt vasta. Nii, aga viimane samm on siis, viimane, aga ütleme siis ettevalmistuse mõttes on siis selle, kuidas ma siis ütlen, rakendamine, et nüüd me ehitasime, tegelikult see agendi ehitasime siin valmis, aga ta on siin, ta ei ole rakendatud, et siis integratsioon moodiga meie mõistes või nagu ma ütlesin, kui kasutada Teams või mingi kolmandat kohta, siis kuidas seda teha ja siin ongi siis deploy, kus te saate siis määrata stiilid, saate määrata väljanägemise, tervitussõnad ja taegasõnad, kui tahate. Ja siit saate siis võtta kaks varianti, kas siis e-frame'ina või chat widgetina. Dokumentatsioon on olemas, nüüd natuke võib-olla kas te olete tehnilisem või mitte, siis kes saab aru, kes ei saa aru. Aga sisuliselt kõige lihtsam on see e-frame. Saate siit koodi jupi, mille saate siis panna Moodle'isse konkreetsesse kohta näiteks. Et siis teil tekib näiteks niisugune aken sinna Moodle'isse juurde ja ongi väga lihtne tegelikult panna. Nii, aga ega mul väga palju siin aega ei ole. Olulised asjad on veel üle vaadata. Liiga palju akneid võtsimist. Kus ta siin mul jäi? Ja see on selline siis see, kuidas ta Moodle'is välja näeb. Tegelikult see on Moodle'i print screen'i võtta, et see e-frame ongi nüüd see tüüp. Ja siis tuleb näiteks kõrvalpaanina, nagu saab panna. Me mäletame, mis Moodle'is selle asja nimi oli. Aga kui me kasutame nüüd seda, mis meile ligipääsud anti, et kuidas siis selle jagame? Seda nii lihtsalt siis jagada ei saa. Jah, mina olen lingiga teinud, ma ei õpeta ja selles mõttes, et ma... Täpselt. Et nagu ma ütlen, see tabel oli, et seal on kõik, et see tabel seal oligi, et seal on erinevad variandid, ühel on ühed plussid, teisel ühed miinused ja nii edasi. Võib-olla ma arvan, et selle tasulise chat GPT kohta tasuks tõenäoliselt teha meil vist eraldi koolitus, ma arvan,
et siis ise läbi mängida, no võib-olla Jaanika, sa tegeled sellega vist juba. No nüüd ma saangi teada, mida mina teen homme custom GPT läbi tegemise, ehitamise, kui Raul kinnitab, et kõikidel on homseks ligipääs olemas. Meie inimestel no, meil on, aga teistel ei ole. Kus sa teed seda homme siin? Nii et siis te saate tegelikult vaadata täpselt alternatiivset varianti sellele, mis mina täna räägin, et see on siis see teine variant seal. Kirk lubab tavaliselt kõigil liituda, see on puhas online. Nii, aga sellest räägite homme? Jah, homme räägin. Nii, aga siis on see, et kui te nüüd kasutate seda, siis teine oluline roll, mis teil siis muutub, on see, et te peate ka jälgima seda kommunikatsiooni. Nagu ma ütlesin, et seda ei saa ka päris teha niimoodi, et lihtsalt panin käima ja unustame, vaid tegelikult see on üks oluline lisatöö mõnes mõttes. Tegelikult seda monitoorida õppejõuna. Ja siin on siis näide, kuidas see välja näeb, et saadate vaadata siis logi. Üks samm on ka see, et kuna mina ei olnud see õppejõud, siis mina seda igapäevaselt ei vaadanud, aga kursi lõpus ma tõmbasin seal kogu see logi alla siis PDF-failina, kus on 250 lehekülge pikk. Nii et materjali on. Ja siin on näha siis tegelikult, et millised vestlused on olnud, see on mingisugune suvaline aeg, testimise ajal. Ongi assistent, alati alustab siis vestlust, kuidas saan teid aidata, mida tudeng küsis. Tegelikult võib-olla võime vaadata selle sama live asja pealt. Nii, et see on siis, asub siin Analytics all chat logs. Siin on veel huvitavaid andmeid saab vaadata, et see on nüüd selle aasta kohta, mis siin praegu on. Näiteks mingisugune võtame 4 päeva tagasi, mis on tudengid küsinud. Siin on mida on küsinud, mida on vastatud, küsitud, vastatud. Vaatame mõnda korralduslikku asja ka. Ühesõnaga see oleks siis nagu see, mida te peaksite siis vaatama näiteks kas iga nädal lõpus, et mida tudengid küsivad, kuidas nad sellega nii-öelda kommunikeerivad, ehk siis tegelikult ma ei taha öelda luurata, aga seda te ütlete ka välja, et see on teada, aga teiselt poolt jälle see ei ole personaalne, et siin on lihtsalt keegi on küsinud, mida ma 3. praktikumis tegema peame ja vaatate, et kuidas assistent on vastanud, kuidas see vestlus on edasi arenenud, et ma ei tea, siin on küsinud edasi, et meil on kõik praktikumid tehtud, tunniplaanis ütleb täna veel üks praktikum, kas ma pean sinna minema, mis toimub. Tüüpiliselt sellised tudengi küsimused on ju pooled teist jõuavad praegu teine, aga suurem osa sellised küsimusi tegelikult õppejõuni vist ei jõua. Sest õppejõud ei ole ka ju 24/7 kuskil taskus olemas, aga see on. Nii et siit nagu jälle tudengid saavadki oma sellistele lihtsatele küsimustele vastused. Ja vaatame analüütika poolt siis ka. Et siin on siis ka näha, näiteks siin on nüüd mingi ajavahemik, pikema. On 1. september kuni täna, et kuidas on ka siis jaotunud, kunas on siis küsitud rohkem, kunas vähem, kust on küsitud on ju ja kust kanalist on tulnud. Nii et siis saate ka nagu sellist, kokku on 171 vestlust olnud. Et see aasta me seda väga ei propageerinud, kuna eelmisest aastast seal jooksis, et tuleks teha korralikumalt. Ja siin on veel siis pro-versioon, et kui te raatsite $500 kuus maksta, siis saate ka rohkem võimalused teemade kaupa. Mina tegin seda eelmine aasta ise, et tõmbasin kõik seal PDF-i alla ja üritasin siis klassifitseerida. See oli päris suur töö, loomulikult tehisintellekti abiga, aga see väga ladusalt ka ei läinud, nii et see on tegelikult on ta nagu tõenäoliselt. No selles mõttes, et see meie versioon, mis me saime, see ChatGPT on vist selles mõttes ikkagi limiteeritum, et me ei näe tegelikult. Ei, see ongi suur erinevus, et see on nüüd liides ikkagi. See on ikkagi väga suur erinevus. Ja, see on, eks te homme näete siis, mis saab, mis ei saa ja Jaanika ongi praegu hea võrdlus nagu siis anda, et ta saab teha, mida ei saa teha. Nii, ja siis ongi, ütleme, et siin on väike selline selle konkreetse eelmise aasta kasutuslugu analüüs, mõned asjad on välja, et vähendab õppejõudu koormust, eriti korraldusküsimuste osas, kui on suured voorud. 24/7 tudeng saab ja tõesti, kui ta õpib juhuslikult kell 2 öösel, siis saabki selle vastuse. Ta on just õppimislaine peal, saab ka näiteks küsida abi, et jääb kuskile kinni, näiteks ülesande lahendamisel saab ta abi seal küsida. Teiselt poolt aitab õppejõul korrastada oma materjali ja leida üles igasugused need ebakõlad. Ja ühesõnaga praegu aega ei ole, pärast vaatate slaidi pealt järgi, kui tahate.
Mis on nüüd väljakutsed kindlasti on oluline, et okei, et paistab ju nagu ilus, aga jah, meil ei ole ülikoolis praegu ametlikult mingisugust lahendust, et saab kasutusele võtta. Need, kes siis ütlesid, võtavad kasutusele, kui ülikool pakub tuge, siis praegu peab veel ootama. Need, kes vastasid seal, et jah, ma olen kohe valmis ise eksperimenteerima, siis see on üks variant. Ja kõige suurem kindlasti on maksustamine. See asi ei ole tasuta, et te peate siis leidma ühelt poolt kas vahendid. See isegi ei ole probleem, sest see baasversioon ei ole kallis, et siin konkreetselt Chatbase'i puhul on need muutunud, et ühelt poolt on siis päringute põhised või siis on kuutasu. Et see baasversioon praegu vist 40. oli $20 või $19. 40. Sõltuvist jah, kunas te olete registreerinud. Praegu vaan. Jah, et $40, ei ole iseenesest palju aine kohta, saate küsida kuskilt abi. Aga suurem probleem on see, et siis te peate kasutama oma kas krediitkaarti või tegema oma konto alt seda ja minu arust see on probleem, et kuidas te teete pärast majanduskulu aruande, kui on see kuupõhiselt, see on jube tüütu, teil on võib-olla mingeid muid asju. See on minu jaoks kõige suurem takistus praegu. Summa ise ei ole nagu nii suur ja seda meil on igasuguseid programme siin, kus maksame kordades suuremaid summas igasugustele lahendustele. Ja muidugi see treenimine ka, et see võtab ka oma juba aega. Ja vaja ka reageerida kiiresti. Tuleb jälgida neid logisi ja harjumused kindlasti ka. Jällegi, teie ei ole see sihtrühm, kellele seda peaks rõhutama, aga kui me vaatame natuke ülikooli laiemalt, siis ega see juurutamine ka pole nagu kindlasti kerge siin, mis tulemas on. Aga teiselt poolt jälle muidu tudengid lähevad lihtsalt õppejõudelt eest ära ja õppejõud lõpuks jaotutakse rumalasse seisu, kes sellega kaasa ei tule. Ja ma toon siin eraldi välja just nagu teile, et materjalid peavad olema korras, mis te sinna laete. Et see nagu tuleb ette võtta, et teha oma materjalid korda. Kõik ütlevad, ja mul on korras, aga ma arvan ikkagi enamusel on seal mingi oma süsteem kuskil peas ja tasub kasutada selles mõttes ja visata ka sinna GPT aknasse ja lastagi tal välja tuua, kus need vead on, et ei pea ise muretsema, et selle jaoks ongi täna juba need tööd. Sellepärast kasutage neid samu abivahendid, te võitegi see sama kasutaja GPT, mis te homme vaatate, panete kõik oma kursused materjalid sisse, otsi vasturääkivusi, aita struktureerida, paku välja mulle mingisugune parem. Kas on veel mingit infot vaja, mida võib tudeng küsida, et selles mõttes te ei pea ise leiutama? Ja see korralik info tervikus, see on eriti kui ma vaatan just programmi või seisukohalt ilma igasuguse AI teemata üks suuremaid probleeme. On tore, kui on hästi, aga isegi kui on hästi, siis tuleb välja see, et see, mida tudengid tegelikult otsivad kõik teha, see on kuskil õppejõu mõistes suhteliselt ebaoluline kuskil võib-olla dokumendi lõpus kirjas või mingisuguse slaidi peal. Ja seda ongi nagu keeruline teha. Ja mida näiteks me sellest siis alguses me seda isegi ei oodanud, aga oli ka lisaboonus, kui me läbi tegime, et me andsime siis kõik need tudengite küsimused sealt logist, mis tulid. Andsime omakorda siis tõenäoliselt ChatGPT-le või mingisugusel teisel lektil sisse. Ja ütlesime, pakku mulle välja korraldusliku aine struktuur, siin on see sama Notioni link mul, kuidas tudengite infot otsivad, mida nad kõige rohkem tahavad teada. Sellest tulenevalt tuligi tegelikult see struktuur, et millised sektsioonid peaks olema eespool, millised tagapool, puhtalt selle tudengite enda küsimuse pealt, mida nad kõige rohkem küsisid, millest nad ei saanud aru, mida tuleb täpsemini selgitada. Ja selle saabki hästi lihtsalt, kas nüüd hästi lihtsalt, aga saate teha, et peale ühte aastat testimist saate selle logi põhjal teha väga häid järeldusi. Korraldusliku poole pealt, aga ka materjalide kohta. Et millistest näiteks materjalidest ei saadud aru täpsemalt, mille kohta küsiti, ja te vaatate, miks ta sellist küsimust küsib. Ma ju rääkisin seda või mis iganes. Saate teha ka oma õppematerjalidest selgitused, panete juurde näiteid näiteks, selgitate loengus rohkem seda. Või siis ka sellised asjad tulid välja, et vaatan, kas mul see slaid on. Et näiteks novembri osas tuleks tugevdada natukene vaheülesanded, sest kogu see statistiliselt koondus nagu see aktiivsus kuskil novembri lõppu. Enne, siis kui oli ju kontrolltöid võimalik veel teha, mille põhjal sai eksamit arvestada. Et ka sellist kasulikke infot tuleb, et tasub võib-olla teha mingid vaheülesandeid, et aidata seda koormust ajutada näiteks, et mida muidu ta võib-olla ei pane tähele. Ja loomulikult seda hindamiskriteeriumid, et jällegi, et ei tekiks siis need, kes hiljem võib-olla liituvad või kes unustavad ära või mis iganes. Et nad ei hakka neid samu küsimusi jälle küsima, nad ei saa aru, kuidas nad saavad sealt ainest läbi. Kas nad peavad tegema mingi kontrolltöid, kas nad ei tea, mis need tingimused on.
Jah, siin oli siis konkreetsemalt mingisugused, et filtreerida paremini teemaväliseid küsimusi, lisada ennetavaid sõnumeid ja suunata siis paremini seal kontekst. Et nagu nägite, see instruktsioonid meil ei olnud väga põhjalikud, et tegelikult neid tasuks siis iga aasta siis just jälle selle eelmise aasta analüüsi põhjal vaadata, et mida võiks paremini teha. Kui teid huvitab põhjalikum analüüs, me suvel publitseerisin ka selle kohta ühe artikli. Siin on see olemas, see materjalid teile saadetakse, siis te võite sealt vaadata. Seal on ka nüüd konkreetselt näiteks soovitused, mis selle piloodi baasil, mis on nüüd juba aasta tagasi tehtud, millised on soovitused õppejõule, programmijuhile ja ülikooli näiteks, et kui tahaks seda assistenti implementeerida. Nüüd võite seda vaadata ja seal on ka siis täpsemalt sellest samast testist juttu. Nii, kuhu ma tegelikult tahtsin selle jutuga ka jõuda, mis meil oli, on siis see õppejõu rolli muutumine. Et kui me nüüd, kes varem, kes hiljem jõuab siis sinna tehisintellekti tööriistade integreerimisel oma ainesse ja täna me vaatame seda assistendi raames, tegelikult neid võimalusi on palju rohkem erialaselt, kas ta seal osaleb mingi seminarides veel tudengina, näiteks 3. tudengina, ideede generaatorina, on ta tööriist, mis iganes, jah, ta on märkmete tegija teil on ju, et neid võimalusi on väga palju, et see paratamatult ka muudab õppejõu rolli ja see juba on muutumas ja paljud õppejõud laiutavad käisid, mis ma pean tegema, et lahendab kõik kodude ülesanded ära, et kuidas ma hindan. Need küsimused on ju meil iga päev õhus. Ja siis mõned asjad ma lihtsalt tõin siin välja, see on puhtalt jälle mul isiklik tunnetus, et ma ei ole neid väga põhjalikult analüüsinud või teinud mingit teadustööd siin peale, aga ei ole ülikoolis. Aga ilmselgelt õppejõu roll ikkagi ülikoolis peab muutuma ja muutubki. Ja mis siis praktiliselt teha, et minu arust üks suur asi on see, et mis on need tegelikult õpiväljundid, mida me soovime saavutada. Just hea näide on jälle matemaatika. Tehakse kontrolltöid, tehakse eksamid, kus ei tohi materjali kasutada. Tudeng, kes teeb minimaalse peale ära, saab läbi, kes teeb maksimaalse peale ära, saab 5, saab läbi. Paljud neist ei mäleta seda aasta pärast, nad ei oska seda rakendada, nad ei saanudki aru. Nad lihtsalt oskasid peast teoreemi ümber kirjutada. Vanasti vähemalt oli veel meil niimoodi, et pidi tõmbama pilet ja siis pidid kirjutama teoreemi. Kas see on see, mida me päriselt tahame saavutada selles aines? Ja kui te enda aine peale mõtlete ka, et eriti minu arust just selle, kus ma seda kirja panin, vist ei panda, võib-olla see samal mõtlen siis, et kui ta nüüd läheb tööle selle erialale, kas siis on ka selline situatsioon, et sa pead seal tegema, vastama ülemuse küsimusele, sa ei tohi ühtegi materjali kasutada kindlasti. Tegelikult on ju niimoodi, et ettevõtte väärtustab kõige rohkem neid inimesi, kes suudavad probleemi ära lahendada. Kasutades mis iganes tööriistu ja rohkem ta tööriistu tunneb, oskab kasutada ja mida loovus on võib-olla alati ei ole kõige olulisem, aga mida kiiremini ja paremini selle probleemi lahendab, seda väärtuslikum ettevõttel on. Eile käis mul just üks külalisõppejõud startupist ja seal samamoodi meil tuli välja lõpuks, et ma küsisin konkreetselt, et milliseid insenerioskusi hindad kõige rohkem, et meie tootearenduse tudengid, mida nad võiks kõrva taha panna. Ja täpselt sealt tuleb ka välja, et need, kes on kohusetundlikud, motiveeritud ja initsiatiivikad. Et need on tegelikult kõige olulisemad. Need oskused, need on õpitavad ja eriti just tehisintellekti abiga, et meil on ta siin kursusassistent, samamoodi on ta õpiassistent tudengile. Tudeng võib teha ka oma need kasutada GPT-d või ükskõik materjali laseb tehisintellektil teha terve kursus oma jaoks, mis on palju parem, kui teie annate. Nii et selles mõttes tasu natuke nagu ennast ka võib-olla nende teadmiste üleandmise pealt nihutada rohkem siis nagu toetavaks treeneri rolliks või siis abi, kes suunab, kes aitab hoiakuid ja probleemi lahenduse, kriitilise mõtlemise teemasid rohkem ette tuua nagu esile ja neid kasvatada. Ja üldse, mis on siis selle ülikooli õppejõu lisaväärtusel õpiprotsessis, kui tegelikult tehisintellekt võib väga hästi seda asendada ja tõenäoliselt teatud inimestel asendabki parem, et osad inimesed ju tahavad näiteks kohal käia, osad niisugused, kes tahavad ainult online teha. Aga üks ei ole ju halvem kui teine, siis see, kes võib ainult online tegi ja ise otsis, võib olla lõpuks ju palju parem selle erialal kui see, kes oli igas tunnis kohas, oli igas konsultatsioonis kohal ja käis veel niisama ka küsimus, kumb siis nagu see parem on.
Ja kuidas siis koos selle AI-ga neid tegelikke õpiväljundeid, mitte neid, mis on seal ainekaardil ainult kirjas, vaid reaalsed õpiväljundid, mis me päriselt tahaks, nagu, et tudengid siis omaksid. Ja need ei ole minu arust nii palju enam nende teadmiste kesksed, vaid rohkem just hoiakute ja mõtlemise kesksed. Kuidas seda õiglaselt hinnata? No, see on, me peame ju hindama, me peame mõõtma kuidagi, kuidas seda siis teha. Ja kuidas motiveerida tudengeid. Jällegi, praegu vaatan esimesel samal kursusel. Esimene loeng oli 90 tudengit, eile oli 20 tudengit samal loengul. See kipub nagu langema. Kas nad peavadki loengus käima? Aga kuidas me motiveerime, et lõpuks siis jõuame tagasi siia, et mis meie roll see üldse on, et kas me läheme online täielikult on ju, või mitte. Ja inseneeriga ma proovisin välja mõelda ka mingid soovitused, et alati igaüks võib probleeme õhku visata, aga mis on lahendused? Lihtsaid lahendusi muidugi ei ole. Kui sa tead, et ei saa öelda, et nüüd hinda niimoodi, nüüd tee oma aine täpselt niimoodi ümber ja kõik on ilus. Et selliseid lahendusi kahjuks ei ole. Aga ikkagi minu arust millest lähtuda on jällegi sellest, et vaatad, et mida teie eria tudeng siis, mida talt oodatakse. Mis teeb ta väärtuslikuks tööandja silmis? Osad kindlasti teate ka ise, aga võib ka tööandjatega rääkida sel teemal. Ja neid loengute ja harjutuste osakaalu minu arust tasub nagu vähendada, et pigem siis ikkagi see sama projekti ja probleemi põhis osakaalu suurendada. Et näiteks need samad näited siin, et ka matemaatikas me võime tuua sisse ju mingisuguseid teemasid, et kui meil on seal mingi vektoriarvutused, siis võib-olla proovime leida ühe mingisuguse päris lahenduse, ma ei tea, meil inseneerid võtta mingi roboti koordinaat teljestik ja hakkame siis seda nagu lahkama. Selle süsteemi seisukohalt, mitte nüüd selle matemaatilise funktsiooni seisukohalt. Muidu teha abstraktseks, nagu ei mäleta seda. Ja teile kindlasti soovitakse, et kasutage ise ka iga päev. Iga erinevate asjade jaoks, et teil tekiks nagu tunnetus. Nüüd on see uus võimalus avanenud, aga ärge siis kasutaks ainult ChatGPT, kasutage Claude'i, Perplexity't, igasuguseid muid asju ka. Küllaltki palju praegu natuke lähevad erinevalt suuremas. Näiteks Claude ja Open, ütleme see ChatGPT hakkavad ja ka Gemini käituvad nagu natuke erinevate põhimõtete järgi. Ja see pigem lähebki rohkem nagu erinevas suunas, mitte see, et nad hakkavad nagu sarnasemaks minema. Ja tasub siis vaadata, kuidas inimesed on testinud need, mis see erinevus on ja milline tööriist siis sobib milleks paremini. Ja siis mõelge jah, et ütleme, et kas te enda aines suudate välja mõelda praktilised ülesanded, on nad siis seminari raamistikus või on nad kodutööna või on kontrolltööna, kus peab just kasutama teisintellekti lahendust. Ehk siis see oleks nagu, ütletegi tudengitele, et see on kohustuslik, ta on teile kaastudeng või ta on teile assistent või ta on abiline ja nad peavad seda kasutama. Mõelge, kas te suudate välja mõelda. Ja kui te ei suuda, siis kasutage ise selle ChatGPT abi, et aitab teil siis seda ülesannet välja mõelda. Et selles mõttes ei tasu nagu seda häbeneda. Ja hindamiskriteeriumid jah, just teadmiste presenteerimiselt rohkem siis ikkagi kriitilise mõtlemise loovuse probleemi lahenduse suunas. Need on lihtsalt puhtalt siin minu mõtted, mis ma võin siin kirja. Ja me ei tohiks tegelikult, ütleme, siin on ka muud aspektid, see sama andmekaitse ja privaatsus. Ma lihtsalt toon need välja, ma ei hakka neid lahkama siin, et nende kohta on eraldi teemad. Ülikoolis kindlasti see andmekaitse on oluline, kriitiline, ja edasi ka siit, kuidas me neid tehisintellekti tehtud soovitusi ja otsuseid käsitleme. Ka usaldusväärsuse, aga ka eetilisest seisukohast. Siin on nagu eetika aspekt. Need juhised meil tegelikult on ka päris head juba olemas Tehnikaülikooli kodulehel, AI kodulehel, ai.taltech.ee. Aga kindlasti need me peame pidevalt kaasajastama. Ja ma ei tea, meil üks grupp oli ka, kes üle ülikoolist koos käis kevadel, vist oli vähemalt viimati või on vahepeal veel olnud. Hakkavad edasi käima. Et ma arvan ka, et see peab tegelikult nagu pidevalt paar korda aastas toimuma, sest need asjad muutuvad. Ja riskianalüüs, ma ei tea, kas nüüd ise peate tegema seda, aga ülikool kindlasti teeb ka teisintellekti kasutamise riskianalüüsi. Nii andmekaitse
eetika poole pealt kui ka tegelikult siis võib-olla ka sisulisema poole pealt, et aga mis siis juhtub, kui tudeng, enda seisukohalt võite teha niimoodi, et mis siis juhtub, kui tudeng paneb oma eksamiküsimus sinna sisse ja ma luban eksamil materjali kasutada. Te peate nagu neid kasutusjuhud läbi mõtlema, et see ongi teie riskianalüüsi tabel. Ja muidugi siis jälle toon välja sama kriitilise mõtlemise, erialase kompetentsi rakendamine. See on see, mida tegelikult nagu õppejõududelt või oodata, et meil on omal mingisugune kompetents erialane olemas, et kuidas siis seda siia sisse rohkem panna. Aga teiselt poolt ka see, et selline mõttelaiskus, et see kipub tulema, et eriti kui satuvad alguses samast chat-GPT-st vaimustusse, kõik teeb ära ja siis ei viitsi isegi seda tulemust kontrollida, läheb kohe edasi. Haldusstruktuur küsib meilt igasugust küsimusi kogu aeg. Päris palju juba näen taustal niisugust asju, et küsimus antakse chat-GPT-le ja vastus saadetakse kohe tagasi. Haldusinimese väga tore, väga põhjalik vastus, näed, üldpädevused nii hästi ära analüüsitud siin. Aga tegelikult ei ole seda vastust võib-olla lugenudki. Et see on nagu oht ja tudengitele, aga teile ka. Nii et teadlik kasutamine, töövahendi enda kasutuseks rakendamine, et see on siis sellised märksõnad. Taheti ja ma algul lubasin praktilist tööd, aga algselt mul oli just see piirang 20 inimest, mõtlesime, saame teha grupitööd, aga samas 1,5 tunni siis on keeruline mahutada, kui peaks nagu selle loogika läbi käima. Nii et ma jätsin selle siis niimoodi, et praktiline töö, kodutöö arutelu, kuidas me tahame siin. Ja üllataval kombel tuli väga täpselt aja sisse, nii et siis ta jääb vist rohkem kodutöö formaati, aga arutelu, kes tahab, võime siin natukene jätkata, et minul otseselt kiire ei ole. Aga lõpetuseks, praktilist tööd me ei tee, igaks juhuks tegin selle. Lõpetuseks ma panen teile, et võtke uuesti see lahti, ma ei tea, kas te panite kinni juba selle. Ma näitan teile tulemus siin siis, kus te ise vastasite loengu alguses. 2, 4, 5 ja 14. Siis üli eesrindlikud kõik siin koos. See on loogiline, selleks siia tulite. Aga ma lõpu küsimuse tegin ka. Ma ei tea, kas te olete veel sealt sees? Kui ei ole, siis ma lihtsalt ära minnes võite vastata. Ma pärast panen need tulemuse slaidile enne, kui need slaidid valmis genereerin ja teile saadan, et siis te näete ka ise, et see ei ole ainult mulle, vaid see on ka nagu teile. Ja ärge selles mõttes häbenege siin, et see kuskil kirja ei lähe, et mina nagu raumat ei saa sellest. Et see ei ole, tegelikult see ei ole lihtne. Paistab nagu ühelt poolt, et võiks olla lihtne, aga kui seda hakkate tegelema, siis igast detaile tuleb, kelle poole pöörduda, kes oskab isegi see sama summa. Kes siis mul selle kinni maksab, ühtegi allikas seda hästi nagu ei sobi. Peate oma ülemuselt nõusoleku saama. Lõpuks ma ei viitsigi teha seda. Nii et see ei ole selles mõttes lihtne. Minul võib-olla küll motivatsioon väheneks, enda juttu kuulaks. Aga me võime siis, minu poolt on praegu kõik, et on siis teile kodune töö ja kui keegi tahab veel midagi küsida, siis saab arutada. Võib-olla küsiks siis arutelu mõttes. Tegelikult tundub, et me jõuame, kui ütleme, et seda AI assistente õppeainetes rakendatakse korralikult, siis üsna varsti me jõuame selleni, et kui näiteks tuleks ülevalt selline ülesanne, et kas meil oleks võimalik raha kokku hoida ja õppejõud asendada, et siis põhimõtteliselt see samm selleni, et kas on võimalik õppejõud asendada selles õppeaines, on nagu väga väike, mida oleks vaja veel teha. No vaata selle esimese slaidi ma kirjutasin, et see mõte ei ole õppejõud asendada, aga selles mõttes jah, see teatud funktsioonid asendab. Ja sellepärast ongi hästi oluline see sama, mis ma siin lõpus siin, see õppejõu rolli muutus. Need, kes suudavad oma rolli muuta, mõtestada, need muutuvad väärtuslikumaks, aga need, kes ei suuda, need me saame asendada. Nii nagu tegelikult ka muudes valdkondades. Täpselt sama, et siin ei ole nagu, õppejõud ei ole mingisugune erilises positsioonis. Tõenäoliselt isegi natukene on, et õppejõudu niisama lihtsalt ei asendata võib-olla tööstuses mõtlen. Milleks mul praegu, nüüd hea näide, mis ma seal samas Pärnust on,
meil on 3 keelne koosolekud, ka meil näiteks instituudi koosolekul alati siis keegi protokolli või sekretär. Aga milleks? Panete mobiili käima ja pärast annate selle, mingi Opera AI assistent istub seal kõrval või Notebook LM teeb teile ilusad kokkuvõtted, näitab graafiliselt, mis otsustati, kes rääkis mida. Selle saab asendada ja peabki asendama tegelikult, on ju. Samamoodi õpiassistendina, kui teil praegu on võib-olla võetud inimene, kes seal praktikumis lihtsalt istub tudengitega ja vastab samadele küsimustele, et iga kord ühte samadele küsimustele on ju, las siis olla see assistent seal. Nii on, jah. No nüüd ma Ma tahtsin vastata, et mina olen sellel semestril oma küll väga palju, vist 26 tudengit, sellist assistenti väga aktiivselt, kohustuslikult jutu alla, jutu peale kodutöödeks tunni all kasutanud. Ja me just eelmine nädal küsisime Tiinaga, kes on mu õppeassistent, et palun prioritiseerige, et nüüd, mis teile tundub nagu kõige olulisem, et kuidas teile siis meeldib õppida. Ja õppejõud oli ikkagi absoluutselt tipus, et nad siiski tahtsid meid seal klassi eest näha, aga huvitaval kombel siis järgmise asjana tuli see, et nagu just Raivo mainis, mida ma teen, ma lükkan alati loenguaeg, ma lükkan Zoomi käima, ma võtan selle transkripti ja ma teen sellest 10 leheküljelise väga tiheda kokkuvõtte, mida ma klassis rääkisin, et see on nendele kõige parem materjal, siis tulevad slaidid, siis tuleb see õppeassistent ja need interaktiivsed ülesanded ja me tegime prooviks ka notebooki jama nagu podcast'e ja neid Ameerika optimismiga videoid, neid nad praakisid nagu välja. Nii et ühesõnaga õpilased ise ütlesid, et täna, et me oleme seal kõige paremad, aga võib-olla enam siis varsti ei ole, et ma pean ka pingutama, et ma seal ees võimlen, muidu ta ei taha mind näha. Nii et ma arvan, see on põhjendatud küsimus, nagu Raivo siin, mis see minu lisaväärtus on, kui ma seal klassi ees võimlen, sest assistendiga nad võivad igaüks omas arengutempos rääkida tundide kaupa, et minu õpilased räägivad põhimõtteliselt assistendiga tundide kaupa õppides minu ainet personaalselt siis, kui nad tahavad. Et sellepärast ongi minu arust seesama siin, et mida soovitused, et just seda klassikalist loengut, nagu vanasti, mul on tehtud näiteks tudengid niimoodi, et mul on kõik loengud salvestatud, osadel on ka eesti inglise keeles, kui mul on ja loomulikult loengus käimine vabatahtlik ja see ongi nendel, kes tahavad otse suhelda. Et ma võin seda loengut teha, aga mul suhteliselt ükskõik, kas nad seal on või ei ole. Kui on vähem kui 4, siis mõtlen, vaadake siis teie 4 ka neid online loenguid. Et ma väga suurt kasutegurit seal ei näe, aga just see, et me pakume ikkagi seda võimalust, et nad saavad küsida võib-olla siis ka inimese käest, paljud võib-olla ei taha. Ainult seal lõpuks saab küllastus või mis iganes põhjusel. Osadel sobib ja nad istuvadki iga kord kohal ja nad tahavad. Ja seda me võiksime ju ka pakkuda. Aga on ka sellised inimesed, kes üldse ei taha kohal käia. Tegelikult on väga head ja neil on üli hästi sobib just see online õppe. Seda oli väga hästi näha COVID ajal. Osadel läks väga hästi, osadel hukkusid kohe õpitulemused alla, aga osadel läksid paremaks. Ja see oli, ma arvan, isegi umbes pooleks. Nii et ma arvan, meil on siin sama. Ma arvan, et see oleneb ka sellest õppeainest, sellest teemast, mille õpetatakse, et mis sobib videovaatamiseks ja mis ei sobi. No, ütleme, ei räägi ainult videost, et tegelikult õpimaterjalid on tänapäeval päris põnevalt interaktiivsed, nii et sa ei suuda praktiliselt nii hea kvaliteediga, mis on saadaval igal juhul, ma arvan, mis iganes aines pakkuda. Et ikkagi sa saad pakkuda seda inimese kommunikatsiooni ja selles mõttes seda poolt. Aga ma arvan, nende õppematerjali visuaalse ja edasiandmise pool pealt me väga võistelda ei suuda. Et vahet pole isegi mis aine. Et lihtsalt inimesed igal ühel oma mingisugused personaali ja piiratus on ju, et üks saab aru, võtab sama matemaatika, teine midagi aru, mis see räägib. Ja meil ju on täiesti tavaline, et vahetavad õppejõusid. Tudeng käisid, et ma ei saa selle õppejõuga oma kõrgemat matemaatikat tehtud, aga teisega sain ilusti läbi, sain 4. Ja meil on see isegi ametlikult lubatud, ja kui ongi mõningal võivad olla probleemid, siis nad ei saa aru üksteisest. Aga selle tehisintellekti mõttes me ei ole ju kinni ainult selles assistentis, mis meie siin disainime. Need võivad vahetada mudeleid, tudengid ise võivad osta mingisuguse valmis AI tehtud kursused. Neid on ka ju need suured ülikoolid, MIT, kõik pakuvad tegelikult täis valmis kursuseid. Et igal juhul on olemas mõni parem, sõltumata erialast, ma arvan.
nii et jällegi, ega siin häid vastuseid nagu lihtsaid vastuseid ei ole, et kuidas siis oma rolli nagu ümber mõtestada, aga mingisugused orientiirid nagu on. Nii hea loeng, et keegi ei taha ära lõpetada, tavaliselt tahetakse juba nagu natukene enda ära minna.